Tere päevast! Siin on jälle vaimse tervise nõuande nurgake iseenda heaks. Mina olen Kaidili Välb, psühholoog, psühhoterapeut. Ja täna ma õpetan sulle, kui tutvustan sulle siis võimalust, kuidas teha eesmärgi auditit. Enda isikliku eesmärgi auditit. Ja aeg-ajalt on seda kasulik teha. Eriti kui tundub ebaselge, et miks me mingeid asju teeme, kas me neid peame tegema. Ja näiteks Richard saksapärane nimi, Richard Leidner on öelnud niimoodi, et elu eesmärk on elada eesmärgistatud elu. Ja eesmärgistamine ei ole siis omaette tegevus või eesmärk omaette ei ole elu eesmärgistada, vaid eesmärk on siis asi või vahend, mis aitab meil meie elus selgust luua, selgust hoida ja siis ka vastavaid tegevusi teha või vastavalt oma meeleolu nii-öelda aktiivsena hoida või taastada, kuidas siis kellelgi tarvis on. Et tarvis läheb sul jälle pliiatsit, paberit või siis märkmik, nagu ma olen öelnud, on kõige parem võtta. Ja panegi sinna pealkirjaks, et kirjuta ülesse. Esimese asjana kirjuta ülesse kõik olukorrad ja tegevused ja suhtlemisviisid ja võimalused, kus sa siis põhimõtteliselt nagu oled olnud elurõõmus, kus sa oled tundnud ennast nagu tõeliselt elavana. Saad aru, see on see, et sa tunned, et seal on nagu selline kirg või selline asi, mis sind nagu tõmbab kaasa, et ma tahan neid asju teha, mulle meeldib, et nagu üdini raku tasandil, et nagu üdini elavana, eks ole. Pane kirja kõik need asjad. Selleks kirjutamiseks sa võid aega võtta 10-15 minutit, kui sa tahad, võid võtta kauem, sa võid taustaks panna meeldiva rahustava muusika või sellise, mis aitab keskenduda. Ja võta ja pane need asjad kõik kirja. Ja minu videot sa saad ka panna pausi peale ja selles mõttes, et teha nagu kaasa seda asja. Ja mõnikord on meil kasulik siis vaadata sügavale iseendasse selleks, et saada aru sellest, et me ei ela siin ilma aegu. Me ei ela siin maailmas ainult sellepärast, et meil on hing sees, et tuleb elada. Ei, et meil on palju igasuguseid oskusi, andeid ja asju, mis aitavad meil seda maailma paremaks muuta, elamisväärsemaks muuta, võimestada, teisi inimesi võimestada, iseennast võimestada. Nii, esimene ülesanne on siis see, et pane kirja kõik olukorrad, kus sa tundsid ennast tõeliselt elavana ja rõõmsameelsena. Sügaval sisemisel tasandil ka, mitte ainult see, et see oli tore sündmus või tore tegevus, vaid see, et sa päriselt tundsid ja elasid seda. Kui sul on see tehtud, et kui sa praegu tegema hakkad, et pane video pausile. Nii. Kui sa oled nüüd tagasi tulnud ja oled oma nimekirja teinud, see nimekiri ei pea sul olema 5 lehekülge pikk, aga seal võiks olla vähemalt 10 pluss asja. Siis nüüd teine ülesanne on see, et vaata seda nimekirja tähelepanelikult. Vaata seda tähelepanelikult. Ja mis on kõikides nendes elurõõmu ja sellises elususe hetkedes ühist. Võib-olla päris kõikides asjades ei ole, aga kindlasti seal on palju ühist. Jooni need kohad alla, mis hakkavad nagu kattuma või mis on omavahel seotud. Ehk siis kui sa kirja paned või panid, et ära vasta ühe sõnaga, vaid vasta täis lausetega, et sealt tuleb sul nagu rohkem mõtteid, et kirjuta lahti need olukorrad. Siis jooni alla need asjad, kus on ühisosa. Nii, ja kui sa nüüd selle oled leidnud, siis 3. osa on vastata järgmistele küsimustele. Ja ma loen need küsimused sulle ette. Sa võid neid küsimusi ka ise muuta vastavalt. Muuta ei tähenda seda, et sa küsid endalt ükskõik mis küsimusi. Vaid võib-olla mõnede küsimuste puhul on see, et ma ise võib-olla oma peas või oma mõttes kasutan natukene teistsuguseid kogemussõnu, siis sa võid seda endale nii-öelda suupärasemaks teha.
Ja kui sa vaatad nüüd seda eelmist, seda nimekirja, mida sa alla joonisid, ja kui sa seda nüüd vaatad ja tugined sellele, siis pane kirja punkt 1, mis on sinu loomupärased anded. Ehk loomupärased anded sisuliselt ongi need, mida sulle meeldib teha ja mis sul hästi välja tulevad. Punkt 2, mis on sinu oskused, mis sul ka hästi välja tulevad, aga võib-olla mille tegemist sa nii palju ei naudi, aga sa tuled sellega suurepäraselt toime. Punkt 3, mida sa nagu armastad teha või mida sa nagu jumaldad teha või mis sulle meeldib nagu päriselt teha. Et mis selle kire ja sellise särtsu sinust välja toob. Pane need asjad kirja. Nii, punkt 4. Millal või mis olukordades sa tunned ennast tõeliselt elavana? Kui sa enne seletasid lahti, siis nüüd pane nagu lühidalt. Punkt 5, mis on sinu kirg? Mis on sinu kirg? Punkt 6, mis sulle valmistab elus kõige rohkem rõõmu? Punkt 7, millal ma tunnen ennast kõige paremini, mis olukorras ja mida see parem nagu tähendab, kas ma olen siis kõige rahulolevam või kõige selline elurõõmsam, kõige rahulolevam. Et võta nagu see rahulolu, et võib-olla see on nagu see, kui ma mõtlen, et vaat see nüüd on nii hea, et mu hing on nagu nii rahul, on ju. Punkt 8, et mis on sinu tugevused ja head iseloomuomadused, sinu tugevused ja head positiivsed iseloomuomadused. Punkt 9, mida on teised sulle varem öelnud selle kohta, milles sina oled hea? Millist tagasisidet sa oled saanud? Pane see ka kirja. Nii, 10, mida sa naudid teistega suheldes kõige enam? Mida sa naudid teistega suheldes kõige enam? Nii, ja punkt 11, mida muudaksid maailmas? Üks asi, mida sa muudaksid maailmas, kui see oleks sinu võimuses. Ja vastad nendele küsimustele ära ja nüüd vaata nüüd neid küsimuste vastuseid, et neid oli 11 punkti, et millised tegurid või kriteeriumid on nendes vastustes sarnased. Ja jälle jooni sealt alla. Ja mis on nendes vastustes sarnast sellele eelmisele nimekirjale? Leia ka see ühisosa ülesse. Nii, ja nüüd vaata seda nimekirja ja vaata neid punkte ja nendest kõigist, sellest nimekirjast ja punktist kirjuta kokku 3 lauset, et tee see tekst nii tihedaks, et sa võtad selle jutu tuuma, selle 2 ülesande jutu tuuma 3 lausega kokku. 3 lausega kokku. Nii. Ja tegelikult see nüüd ongi see 3 lauset, sealt saabki siis välja kasvada see eesmärk või see eesmärk, mille sa saad endale võtta, et mis on see sinu elu missioon või eesmärk, ehk siis need asjad, mida sa saad ja mida sa oled tulnud siia maailma tegema ja kuhu sa võib-olla veel teadlikult ei ole nii palju panustanud. Aga pane need asjad kirja, et tänane harjutus on natukene pikem, et tööta see läbi ja siit võib väga palju huvitavaid asju välja tulla. See tähendab seda, et näiteks kui sa ka tegevust otsid, et võib-olla sulle tundub, ma toon näite, et näiteks üks inglise filoloog, inglise keelt oskab hästi, on ju. Et kui oli see, et milles sa nagu hea oled, mida sa hästi oskad, inglise keelt oskab hästi. Aga tööl nagu ei taha üldse käia, eks ju. Et mida sul meeldib teha? Meeldib võrkkiiges lamada, näiteks. Kui sa keelt hästi oskad, kas tõlkida saab võrkkiiges? Eks ju. Et sa võid seda tööd teha ükskõik kus, on ju. Et me ei pea seda taandama nagu konkreetse töö või ameti peale, aga sa võid seda teha, kui see on sinu elus hetkel nagu aktuaalne teema. Aga eesmärk on siis selles kontekstis, et mille tegemine, et mis on see valdkond või mis on see viis või meetod, kuidas sina saad maailma asju tagasi anda. Et seda aitab see harjutus küll välja selgitada. Aitäh, et sa kaasa mõtlesid. Pane oma kogemused siia video alla meile ka teadmiseks ja jagamiseks. Kindlasti vastan nendele ja kohtume nädala pärast. Rõõmsat päeva sulle!